No nüüd on. Nüüd on sees. Ei ikka palju sees. Aga tehnika on aegus tugevam kui nii. Nii et nüüd saab jätkata, jah? Nii et nagu siin see esimene punkt oli, et ettekanne peaks minu poolt olema, aga ettekanne mul küll ette valmistatud ei ole, aga ma usun, et teil siin on ettepanekuid, et kuidas me selle volikogu esimehe töötasuga siis edasi läheme. Et siin on kolm punkt, et töötasu ja siis hüvitised. Kas on mingeid ettepanekuid? Nii, palun. Aitäh! Teen ettepaneku määrata volikogu esimees Marko Teeva töötasuks 1900 eurot kuus. Nii. Isikliku sõiduauto kasutamine, võime edasi minna? Jah. Okei, aitäh. 350 eurot kuus. Ja telefoni kompensatsioon 40 eurot kuus. Nii. Muid ettepanekuid? Ei, ma küsin küsimuse, et kui meil on nüüd sama, et oleks nüüd ennem olnud vallavanem, siis oleks nagu süsteem olnud, et me vallavanemale ütleme, paneme limiidi ette 50 eurot, ja vallavanema kõnesid on oluliselt rohkem, siis ma arvan, et see 40 eurot on üle paisutud, aga ei ole kahjuga. Nii, on veel märkusid, ettepanekuid? Mina võin ka oma arvamuse avaldada. Et mina olen selle palga ja hüvitise kohal peal mõelnud nõnda, et see võiks olla see ainult üks rivi. Miks peaks olema see sõiduauto kompensatsioon, miks peab olema telefoni kompensatsioon, võiks olla üks summa, sellega on asi klaar, et on see siis 2000 euro, on see 2100 euri. Et läbi selle on Marko elu ka lihtsam, ta ei pea sõidupäevikut pidama, keegi ei pea hakkama kontrollima, kas see sõidupäevik on peetud. Et üks number ja sellega oleks asi klaar. Võin repliigi. Et me siin seda nagu arutasime ka tegelikult vist eelnevalt Madis Viise pole seda sõidukompensatsiooni kasutanud. Marko Teeva lubas, et ta jätkab seda ja ta ei kasuta seda. Telefoni koha pealt repliik vastu, et ma saan aru, meil oli jutt räägitud, et telefoni kompensatsioon on üks mõlemad, seal ei arvestata seda poolt, et nagu poole suurem võiks siis olla ainult see töötasu, et sellest räägime. Aga veel repliik selle koha pealt, et kui te räägite autokompensatsioonist, kuna siin ametiautosid ei ole ja vallavanemal võivad olla väga erinevad sõidud, et mõnikord võib-olla kaugemad mingid külastused asjad. Samamoodi volikogu esimehel, siis ma arvan, et see on mõistlik, see ei pea olema üks. Mõni kuu võib-olla ei olegi ühtegi sellist kaugemat külastust, mõni kuu on seda võib-olla rohkem, nii et ma arvan, et see on täiesti normaalne, et see kompensatsioon on ju ka teistes valdades samamoodi ette nähtud. Ma siis lihtsalt kiire kommentaari, et see isikliku sõiduauto kasutamisega tekkinud kulude hüvitis, see on ka maksuvaba, et saab alla selles odav. Selle pealt me maksu ei maksa, kui me oleme töötasu selle võrra kõrgem, siis seal maksu ei ole. Arvamus käib ikka? Jah, selle pealt tuleb... Et keegi peab sõidupäevikut pidama, keegi peab kontrollima, et see sõidupäevik on korrektselt peetud, seda peab ikka pidama. Et minule lihtsalt meeldib, kui asjad oleksid lihtsad, et ei ole vaja sinna 3 numbrit, mina paneks sinna 1 numbri ja oleks asi sellega klaar. Aga see on nüüd volikogu otsus. Jah. Nii, vaadake, seadus ütleb küll niimoodi paraku, et see on hea mõte loomulikult, et kõik ainult 1 summaga, aga seadus ütleb, et volikogu otsusega määratakse volikogu esimehele ja vallavanemale kõik tasu, soodustused, hüvitised. Sellepärast ta ongi kõik 3 reaga või 4 reaga või 5 reaga volikogu otsusest välja toodud. See on selle pärast ainult. Selge. Nii, kas see tähendab siis seda, et me peame 3 korda hääletama? On nii või? Ei, see on üks eelnõu. Jaa. Kas ettepanekuid on veel midagi nende numbrite koha pealt? Kui on nii arvatud, siis... Nii, palun siis käega märkma anda, kas selle ettepaneku poolt, et oleks
1900 350 40. jah, eks. Sobilik. Nii, kes see hääli vaab? Meelis Laud, on vähem siin. Ma pean ka hääletama. Nii, tänud. Asi tehtud. Nüüd on tehtud. Nii, aitäh. Kuna esimene ajavald on edukalt läbitud, oleme jõudnud päevakorrapunkti juurde number 2. Üks hetk, täna palju lahti ka. Eelnõu sisu on suhteliselt sama, oma punktide osas isik on teine, selle kord siis isikuks vallavanem Siim Umerov ja teen ettepaneku määrata vallavanem Siim Umerovi töötasuks 3800 eurot, autokompensatsiooniks 500 eurot ja telefoni limiidiks 40 eurot kuus. Kas on mingeid ettepanekuid? Kui ei ole. Aga ma tahaks seda, siin on see punkt 4. mis sihukest asja meil kunagi varem pole olnud, ma huvi pärast lihtsalt küsin, et kas see on mõeldud niimoodi, et hüvitis, kui ükskõik, kuna meil on põhimääruses on nii, et kui on 2 kuni 8 või noh, ütleme 2 kuni 8 jah, et siis on see kuni 3 kuu ulatus ja mul ei oleks selle vastu midagi, kui see olekski ka määruses me võiksime muuta, et kui on nii, et mitte meie määruses võiksime teha, et siis ongi 3 kuud, ma olen täitsa nõus, aga küsimus on siin praegu see, et see hakkab nagu esimesest päevast lugema või? Kas ma võin vastata, mis oli volikogu esimees? Ei, küsimus oli ikka mulle ja siis pärast on sõna vallavanemale. Jah, et tegelikult ajad on muutunud, inimesed on, ajad on ebakindlamaks muutunud ja see praktikat Kadrinavallas ei ole olnud, aga mujal Eestis on seda üsna arvukalt kasutatud juba ka väga ammustel aegadel ja sealt see ongi tulnud. Et ta on täpsustav, ta ei anna enam siis sellist kaalutlusõigust, et kas 0 või 3 või mingi muu number seal, et mõnikord on ka volikool üsna kiuslik, aga sotsiaalsed garantiid inimeste jaoks on olulised ja sellest lähtuvalt see punkt 4 on sinna sisse võetud. Ei, lihtsalt, et kas see on esimesest päevast alates? Või selle järgi küll, jah. Jah. Et kui homme avaldaks umbusaldus, siis oleks 3 palk käes. Aga seda plaani kellelgi ei ole. Ei, see ei ole küsimus, et see praegu see oli puht teoreetiline. Aga see hakkaks toimuma küll. Et aga kas siin ei teki sellist olukorda, et kui tuleb järgmine, ma ei tahaks kuidagi moodi, et see kuidagi mingi juhtuks, aga kui näiteks ei ole veel 2 aastat täis ja mitte, siis võib ka olla, et siis võib, et järgmine volikogu või tuleb, mitte volikogu, vaid järgmise korral võib ka ta ju otsustada põhimääruse järgi või põhimäärus ei ole meil üle, ma ei tea, ma küsin seda. Praegu on tegemist erisusega, koalitsioon on seda arutanud ja leidnud, et antud juhul on selle erisuse kohandamine mõistlik. Põhjendatud. Ja ma nagu teen ettepaneku, et äkki kui me hakkame põhimäärust muutma, äkki me panemegi sinna sisse kohe selle, et on, et siis ei ole, nagu sa ütled, volikogu kiuslikkusel enam kunagi nagu alust. Kas me võime nii mõelda? Ja, kui ka tekib olukord, selle võiksid sinna panna kirja. Aitäh. Aga kui vallavanemal on kommentaari, siis... Ei, mu vastus oli natuke sarnane nagu sulle, et ma arvan, et sa vastasid päris. Nii. Ma hääletan ise, kui me tuleks, ma hakkas välja võtta. Seda ma võiks ka öelda. Peab minema Marika. Parem on. Ja ikka, ja sa võid äkki. Vist ei hakka muidu ilma pilguga. Nii, aga lähme päevakorrapunktiga edasi. Ja panen siis, et selle esitatud eelnõu koos ette loetud numbritega hääletusele. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid
kõik olid poolt, erapooletuks, jah. Nii. Liigume päevakorrapunkti number 3 juurde, milleks on siis palgalistele vallavalitsuse liikmetele töötasu ja hüvitise määramine. Meil on siis 2 vallavalitsuse liiget ja siin osas siis uudsust ei ole. Ja teen ettepaneku määrata vallavalitsuse liikme töötasu suuruseks 327 €, nagu oli ka varasemal perioodil, ja tööga seotud kompensatsiooni suuruseks maksimaalselt 64 € mõlemale vallavalitsuse liikmele. Sa ütlesid 327, aga sinna panid 372, et kumb see õige on? Seal oli varasem eelnõu, jah, 27 on õige number. Ei, praegu on kirjas 72. Praegu on 372. Ja, Just 27. ja, tuleb. Jaa, väga hea. 327 oli ettepanek. Kas on teisi arvamusi? Kas see autokompensatsioon, see on iga kuu või? Ei, see on vastavalt siis, kui tööülesanded on ja mitte automaatselt täitmisega. Praktikas on esinenud, et seda üldse ei kasutata, nagu et on hüvitis, mida ei ole 99% välja makstud. On veel täpsustavaid küsimusi? Kui ei ole, lähme hääletamise juurde, kes on eelnõu esitatud kujul vastutamise poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei olnud. Mul on üks küsimus, et juhul kui peaks liikmeid tulema juurde või neid muutuma, kas me siis need palganumbrid hääletame uuesti või? Jaa, sest see on uus määrus, uus volikogu otsus. Okay. Ja liikmete arvu ja ka hüvitiste osas. Nii. Päevakorrapunkt number 4. Hüvitiste maksmine seoses volituste tähtaja lõppemisega. Ma lähen vist välja. Maarik, on ütle, kas Madis peab välja minema? No, kui on hüvitiste maksmine, ei peaks minema. Ei pea. Või muidugi. Pärast on nii, et taandama muidugi peab, aga nüüd päris uksest välja ei pea minema, aga taandama peab. Teen ettepaneku maksta Madis Iisele hüvitist seoses volikogu esimehe tähtaja lõppemisega 4 kuu ametipalga ulatuses ja Kairit Pihlakule 2 kuu ametipalga ulatuses. Kas on teisi ettepanekuid? Jah, palun Kaul. Miks nad on eraldi, et mina näeks, et mõlemil võiks võrdselt olla, sest Kairit oli ka peaaegu 8 aastat. Sa vahetsooni sellega, et on peaaegu 8 aastat. Printsiibid on 3 kuni 6, teadus ütleb niimoodi. Jah. Siis, kuidas ma pean aru saama? Kairit Pihlaku puhul on maksimaalne määr 3 kuud üldse, mis on võimalik anda. Madis Iise puhul maksimaalne määr on 6 kuud. Ettepanek oli 4 ja 2. Mina ei ole. Kuidas? Ma teeks enda ettepanekut 4 ja 3. Kummale kumb? 4 ja 3. 4 oli Madisel, Kairitele 3. Selge. Aga on veel ettepanekuid? Kui ei ole, panen esimesena hääletusele ettepaneku maksta Madis Iisele 4 kuu ulatuses ja Kairit Pihlakule 2 kuu ametipalga ulatuses hüvitist. Kes on antud ettepaneku poolt, palun käega märku anda. Nii. Kes on vastu? Kes on erapooletud? Ei saanud nüüd ära. 12 oli poolt. Nüüd oli, kes on vastu? 3, 4, 5 vastu. Seega langeb vajadus teist alternatiivi hääletada, sest otsus on võetud enamushäältega vastu. Repliik. Ikka vihkad tegelikult Kairit.
ja nüüd oleme jõudnud taas kord hääletusprotsessi juurde, kuna on olnud asendusliige ja endine volikogu liige ennast taandanud, kes oli ühtlasi ka hariduskomisjoni aseesimees, tuleb meil läbi viia uus hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise protseduur. Aga esmalt teen ettepaneku nimetada hariduskomisjoni esimeheks Arvo Vani. Kas on teisi ettepanekuid? Jah, Ari. Minu ettepanek on esitada sinu Madis Viise. Selge. Kas on veel ettepanekuid või loeme nimekirja lukku? Seega saab nimekirja kinnitada ja ette valmistada siis hääletussedelid. Ja lisaks on vaja moodustada ka häälte lugemise komisjon. Et teen ettepaneku siin Evelin Tiiter, varem osalenud, äkki Tõnu Rummo on nõus osalema komisjoni. Ja võib-olla ka Liisette. Ja, nii, ja nüüd on meil vaheaeg. Ja, ärge laiali minge, et Aivar on veel protseduurilise küsimus. Põhimõtteline küsimus, Krista, kus see? See, tõmba see korra üles. Et kuna Marko ütles, et kõigil volikogu liikmetel võiks olla Kadrina aadress. Osad, miks siin praegu on, osadel on ilma punktita on see, et osadel on vanas süsteemis olemas. Minu küsimus on see, et me teeme kõigile need Kadrina aadressid, kes on uued liikmed, saavad ütleme jaanika.kirset.kadrina.ee. Nüüd on küsimus selles, kuna meil kõik asuvad ühes 365 pilves, siis nüüd on need vaja, kas te soovite lugeda neid Telia veebikeskkonnas või te soovite, et need suunatakse teie isiklikele meilidele. Vahe on see, et kui need suunatakse teie isiklikele meilidele, siis kui sealt te automaatselt vastate, siis tuleb siia vallavalitsusse, seda küll ei arvaldata, aga te kui saate ka suurel ringile, siis tuleb see teie isikliku meiliaadres. Kui te hakkate neid volikogu meile lugema Telia veebkeskkonnas, mille me teile tekitame, siis te vastate juba sellelt aadressilt. Et nüüd on teie valik, sest osad inimesed siin on ka juba, et on suunatud, tegelikult ongi läheb, ma küsin küll üle, aga täna mõnega juba rääkisin, osad tahavad ikkagi, et on ta nende nii-öelda teisele, tegelikult Anne on väga hea näide, et tema tahtis oma teisele töömeilile, et tal ei tekiks liiga palju kontosid, aga ta ei tahtnud oma isiklikule meilile. See on nüüd teie kõikide vaba valik, et hetke pärast, kui hakkab siin mõelge korra läbi, mida te tahate. Et vahe on selles, et kui loete Telia keskkonnad, siis tekib teil üks uus konto juurde. Kui te tahate oma mingil isiklikul või töömeili lugeda, siis teil ei teki mingit lisakontot juurde, aga kui te sealt automaatselt vastate, siis teie meiliaadressiks ei jää mitte kadrina.ee, vaid jääb see Gmaili või kadrina@edu.ee, teil on see nagu selles suhtes nagu nii tööaadres. Et see valik on teil, et see on nagu vaba, aga teie pea muretsema nende suunamistega. Ja teine variant on küll, et kui me suuname teie meili Teliasse ja tekitame teile konto, te saate seal ka ise edasi suunata. Aga siis on üks asi, vallavalitsusest läheb meil välja Telia aadressile ehk Kadrina. Kui te olete sealt Kadrinast suunanud juba edasi oma mingile Gmailile, siis tegelikult siin välja saate ehk sekretärid ei näe, kas see jõudis teile kohale, kui teie isikliku aadressiga juhtub. Meie suunamise puhul on see siin näha, et ei saanud meili kätte, uuritakse, miks ei saanud kätte. See aadress on kasutamas siis ametlik suhtluseks, et kui kantseleil on infot vaja saata, samuti on ta avalikult näha siis valla kodulehel, kui kodanik tahab pöörduda, siis ta kirjutab sellele aadressil. Ja neil, kellel on praegu siin punktid aadress, valla kodulehel ütleb punktiga aadress, aga see lihtsalt keskkonnas
suunatakse, et ta toimib igatpidi. Teil, see on lihtsalt mulle enda jaoks, et need on, kellel on juba pikaajaliselt olnud, me ei hakka, sest sel juhul ma veel pärast nende inimestelt küsin, kes seda meiliaadressi tegelikult ei kasuta. Noh, ma tean, et Tõnul oli kogu aeg suunatud oma isiklikul meilil, tegelikult on tal kõik meilid siit läinud oma isiklikul kontole. Tegelikult me võiks selle sulgeda ja teha talle kohe uus, aga ei saa, et siit Tõnu Rummo on hea näide, et me saaksime ta kohe panna Tõnu.Rummole. Et noh, see ei toimi, see on väga palju käsitsi tööd, aga ma siis. Ma tahtsin küsida seda, kui on nüüd selle Telia keskkonnas, siis selle saab Outlooki eraldi konto teha? Ja eraldi konto, jah, siis ma lihtsalt, kui poisid või meie IT-partner on need aadressid teinud, siis ma isiklikult saadan igale ühele välja selle sisselogemiskeskkonna aadressi pluss parooli, mis te ise peate parooli pealt ära vahetama, siis noh, parool kellele, jah. Nii, aga häältelugemiskomisjon on juba jõudnud oma esimese etapi ära teha ja ootab meid kõiki juba sedelite järgi. Ei, mina olen. Väljast revisjoni ees. Siis ma mõtlen kohe. Vist revisjoni osas me peame palju lõpus ära. Hart jalga, pane tasakaalu. Püsib see, ta on üle poole.
Sinne mahuaarne, sa pead tulema siia poole, suurte poiste kõrvale, nagu isegi. Katsume hakkama saada. Võimalik toole nihutada. Neid asetas. Isiklik ruum. Ta räägib liiga kõva häälega. Mis on kõik kosta? Tunni jah, vasta. Nii, tähelepanu. Lugemiskomisjon on otsusele jõudnud ja loeb selle ette. Komisjon koosseisus Lisette Laisaar, Tõnu Rummo, Evelin Tiiter teeb kindlaks järgmist. Hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kohale seati järgmised kandidaadid. Arvo Pani ja Madis Viise. Vastavalt nimekirjale anti allkirja vastu välja 18 hääletussedelit. Toimus salajane hääletamine. Hääletustulemus on järgmine. Arvo Pani 11 häält, Madis Viise 5 häält, kehtetuid sedeleid 2. Nii. Tulenevalt hääletustulemusest on hariduskomisjoni Arvo Pani ja aseesimees Madis Viise. Ja päevakorrapunkt number 6. Volikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine. Loen siis ette komisjoni liikmed vastavad. Esmalt majanduskomisjon. Marko Teiva, Sven Seene, Erik Petrovits, Maiko Matsiselts, Aido Naaniste, Ants Solev, Raivo Olev, Ergo Põdersalu, Madis Viise, Aire Mäekivi. Kultuuri- ja spordikomisjon. Helena Mägi, Ene Heide, Tarmo Kullamägi, Jürgen Lankei, Meelis Lauri Erikson, Marko Raumann, Aarat Rahukuld, Tiina Raudla, Inga Liiv, Reet Kruusmann. Maaelukomisjon, Marge Kross, Paur Kalind, Sirje Kuusik, Laur Lepik, Gert Kaso, Jaanika Post, Ants Leht, Maigron Matsiselts, Meelis Tern, Reet Kruusmann. Sotsiaalkomisjon, Viive Tuuna,
Aleksei Ossokin, Ulvi Eelvest, Signe Ojasalu, Ita Mohiini Vool, Jane Nõgisto, Tiina Seier, Õie Kõõra, Sirje Eirand, Laura Pruul, Ingrid Liivamäe. Hariduskomisjon, Janne Kübar, Viive Välimets, Evelin Tiiter, Saamuel Palu, Ants Olev, Liina Maasik, Anna-Liisa Mets, Villu Vaimets, Jüri Suurkivi, Monika Jaanimets. Ja revisjoni lugesin ette. Ja revisjonikomisjoni osas tuleb meil siis läbi viia salajane hääletus liikmete osas ja teen ettepaneku nimetada revisjonikomisjoni liikmeteks Jürgen Lankei, Alo Taaniste, Raivo Olev ja Tõnu Rummo. Vabandust, jah. Tõnu Rummo. Kas on teisi ettepanekuid revisjonikomisjoni liikmete osas? Kui ei ole, siis ma palun taaskord hääletuskomisjonil viia läbi hääletamisprotseduur revisjonikomisjoni liikmete osas. Mul on küsimus. No, palun, Raivo. Et tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest paragrahv 48 revisjonikomisjon, ma tegelikult kahes isikus nagu kahtleks, üks on Jürgen Lankei ja teine on Tõnu Rummo, kas nad ikka saavad seal osaleda. Minul teada oled sa kuidagi huvikeskuse juht või praegu isegi äkki kultuurikoja juht, et allasutuste juhid ei saa osaleda ja ka mittetulundusühingute juhid ei saa revisjonikomisjoni liikmed olla. Tõnu Rummo puhul siis MTÜ Terviserajad, mis seal on, ma loen selle ette, selle sõnastuse, siis lõige 2.2. Revisjonikomisjoni liige ei või täita sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu sihtasutuse ega mittetulundusühingu tegevjuhi, juhataja, juhatuse liikme ega sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhi või tema asetäitja ülesandeid. Et siin on nagu küsimus, et sest ma ei ole kindel, aga MTÜ Terviserajad, mis põhimõtteliselt toimetab tänu ütleme valla maa peal, valla hoones ja ka haldab valla vara, siis sest siin üks teine punkt ka ütleb, et revisjonikomisjon peab vaatama, mis toimub valla varaga. Et siinkohal küsimus, kas seda saab üldse teha. Võib-olla on vallasekretär Marika sõna kommentaari andmiseks. No kui seadus nii ütleb, siis ei saa määrata, sest revisjonikomisjoni liikmete suhtes ongi piirang. Praegu loeti ju seadus, et... Ei mõtlen, kas ma küsin selle, et kas Terviserajad on Kadrina valla valitseja mõju all, sest ühtegi juht... Jürgen Lankei vist on ikkagi mingi juhtiva kohal all asutuses, et see ei räägi. Ta ei ole juhtival kohal, ta on praegu lihtsalt kohuse täitja. Ei ole sedagi veel. Ja seda ka ei ole. Kõigil oli käsi püsti, et palun... Selles debatis selgus saamiseks me teeks ettepaneku võtta vaheaeg 10 minutit ja äkki vallasekretär suudab meile selle selguse tuua. Jah, Raivo sulle kommentaks, et Jürgen ei ole kultuurikoja andnud, et ta on lihtsalt töötaja seal allasutuses. Ja, okei, ma seda ei tea, ma mõtlesin, et on kohuse täitja, et äkki see nagu laieneb. See on ajutine. Liis Ette, palun. Mina tahaks repliigi korras öelda lihtsalt seda, et tegelikult on naljakalt veider olukord, sest nii väikses vallas kui Kadrina on kõigega seotud. MTÜ on Aga palun tähelepanu, juhib ikkagi volikogu esimees, kellel on sõnasoov, palun käega märku anda ja ma nägin, Kaulil oli käsi püsti. Ma just mõtlesin seda, et see 10 minutit, kas see praegu annab selle selgus, sest tõenäoliselt siin on vähe sügavam probleem, mis tahab natukese sügavamalt süübimist, selle 10 minutit ilmselt ei tee selgeks. 10 minutiga võimalik leida asendusliikmed nagu, seda saab küll teha.
aga ma siiski toetan Jürgeni ettepanekut ja kuulutan välja vaheaeg 10 minutit, arutame omavahel läbi, äkki on võimalik leida meil asendusliikmed ikkagi ja see päevakorrapunkt ikkagi lõpuni menetleda. Nii. Kas teil on alternatiivi? Praegu esimese momendiga tekibki olukord, et kabinetti võime kasutada. seal oli öeldi, et ma ei või olla esimees ja aseesimees liige vist või ma ei pea olema. Ma ei pea olema. Pigem on näha Kui tuleb. Mina ei tea seda. Ma teadsin. Madis, kuidas sul suunatus või? Ei, ma saan edasi. Selge. Miski seal oli? Ei, ma just astusin. Tegelikult ei ole see. Seal on väga üksmees, kui suusarajad on puhtalt valla. See 100% lahtised nende turud vallas. No 9%. Noh, aga see on täpselt see. Ma teid soovitan, et pole enne sellist teemat tekkinud. Kuidas? On enne kunagi olnud niimoodi. Revisjoni komisjoni. On ka probleem. Kuna ma Karlikil ütlesin seda 3 nädalat tagasi. Ma ei saa. Andres on haige. Miks neid nüüd otsustati siis punktide teha? Päeval pannakse ikkagi mõni on selline, et sa ei tea kohta selle, mida üheks kus lõpetab. Viisakas ja tänapäeval kirjutatakse täiesti tihti eesläbi ja peaaegu mingi suure tähega, kuigi
meediaadressi mõistes ei ole see tähtsus, on seal suured või väiksed. Aga see on nagu see nime kirjutamise viisakus, vahel tuleb. Kas Signe Õesal oli ka see õpetaja sellistus? Kes see oli see Jane Nukisto? Jane Nukisto. Kõik koos kolmekesi, jah. Aga kes Andres Nukk on? Nüüd läheb, ma ei saa, nüüd ma pean ära minema, ma tulen pärast. No on ju, nüüd hakkavad nad Nii, kas kõik volikogu liikmed on jõudnud saali tagasi? Siis jäi meil pooleli revisjonikomisjoni liikmete nimetamine, et Jürgen Lankei ennast taandab ja esitan liikmeks ette Laisaare ja Tõnu Rummo ka ennast taandab ja asendame Madis Viise nimega. Ja tegin ennatlikult eksituse maaelukomisjoni liikmed hulgas, et lugesin ette Ants Leht, aga selle asemel peaks olema Raivo Olav. See oli õige, see otsuses oli. Alo jäi siis kolmandaks. Sorry. Nii. Ootan siis revisjonikomisjoni liikmed olid ette Laisaar, Alo Laaniste ja Madis Viise. Nüüd saab siis hääletuskomisjon valmistada ette sedelid ja saame hääletusprotsessi ka edasi minna. Me teeme väikese vaheaja seni. Minu asemel keegi teine. Hääletuskomisjon tuleb. Vabandust. Äkki Kaul soovib selles komisjonis kätt proovida? Las ma õpin alles. Aga nad 2 tükki õpetavadki, 2 kogenud. Et seal väga keerukas see ei ole. Kindel. Jah, teni on tulnud kõigil välja. Seal on 10 piires kaardutud. Anne, ma võin Arvo sulle matemaatika üles pärast. Nii, aga teeme siis väikese laadirukas vaheaja pausi kuni ka või sedelid valmivad. Tead, kui ma küll õigust taga ajame, siis ma näen selle jooksva võtti ka. Õigus on, mis on õige, mis on õiglane, see on 2 eri asja.
ma tean, mida ma praegu on see, ma saan aru ka teie selles kriitikas. Aga lihtsalt see, igal asjal tuleb eesmärk. Jaa, need on üks hääletus, lõppnimekirja hääletus, aga revisjonikomisjon on sihuke. Nad teevad sedelid ja kohe toovad ja siis igaüks saab ühe rolli, kes paneb pitsati ja kes võtab vastu ja kes loeb üle. Kes vaatab, et kõik korraldab? Ei, ülejäänud 2 võid paika, et ette ainult taada. Ta peab sinema tööd tegema. Võtad siidid kätte ja hakkad müüma. Sa võid tegelikult templi võtta, võid sa kätte. Sa jälgid moodi teile Narva, üle Narva, et seal on eraldi ka piinid, oli ka viimised ära. Ma arvan, sa tulid pilte ka viimised. Ma nägin ette, kuhu nad kaavad seda? See oli kuskil uudiste lõigus oli ka. Ei, neil selle laivist oli. Seda ma ei vaadanud, aga ma vaatasin, seal uudiste lõigus oli kuskil mingis asjas sees ka. See oli kuidagi nagu Neil on 2 templit, siis see templit on see hääl. Kes on? Ei, nagu elu on tundinud, ega kogemus näiteks mõtestada. Eks pilt seadused tehakse teiega ka, et mõni asi on nagu täiesti absurdne, aga see on jälle ju, keegi on elu seadma, mingi tüüp kasutab jälle mingit ära, siis tehakse jälle. Millal see üks koks tuleb? Võiks juba sealt pidi tulema see muudatus ikkagi ära, ei pea valima komisjoni aseesimeest ja esimest korraga, vaid on aseesimeest ja esimest. Kui on esimest paigas, las ta olla. See on halb tegelikult, siis võib ka selle aseesimehe kohale vabastada koalitsiooni. See poliitdemokraatia mõttes ei ole hea. Ei, see mõttes on nii, et ega see on kokkuleppe küsimusega nii või naa, kui lõpetada võid nii või naa. No ikka ei tule välja, sa pead ikka siis 100%, kui sul on juba 100% oma, siis sul ei olegi valida. Seda, et sa suudad nagu nii suurt ülekaalu saavutada, et sa suudad mõlemad ära hoida, see on nagu väga raske. Jah, seda küll. Sellepärast ongi. Teate maal oli koduvallas oli 18 oli meie käes oli üks Keskerakonna, siis ma oleks käida mõlemad ära. Arvulsus. Seal oli teatud Keskerakonna, ei, sellel ühel oli alati kindel koht. See oli revisjonikomisjoni esimene. Mis see pressiteatud teil üles Peame kõik lahkema. tegusjõud pressiteatud üles. Jooksis ajast ette. Seda on kuidagi sujuvalt jooksnud. Mida? Selge, see tuli täna alles siin. See oli see tähelepanu. Aga see on tore, et ikka on tänavalt täitsa näinud. Jaa, ei. Eks ta esimene kord oli. oli ka komisjon majanduskomisjon koos. 2 inimest, 18. Pärast lõpuks hakkab olema 8 kohale.
ei no, et siin ükskord tehti ka, et Jaanus pani hääletusele ühe asja. Siin ei olnud. Rakendus oma jõudu kaks. Kaspa on ei ole, see kaspa alla ei siin juba täitsa lollides ette ära. Kunagi ei tohi midagi valmistada. seal oli see mingi põrandate Hiina pakkumine ka. Seal on need mõlemad. Ei, pane sisse ka. Oligi kõige ajamahukam.
ta lubas teha ette kukkuda teile. Nüüd on palju uusi inimesi. Aga kuna muud ei ole midagi võimalik. Ja ei, selles mõttes. Räägi paari punktiga, mis muutub targega. Spetsiifikasse. Volikogu seda ühiskonna. Aitäh. Nii. Hääletamiskomisjon on oma töö teinud ja on valmis ette kandma hääletustulemused. Tegime siis kindlaks, et revisjonikomisjoni liikmete valimiseks kanti hääletussedelile järgmised nimed. Isete Laisaar, Alo Laaniste ja Madis Liise. Vastavalt nimekirjale anti allkirja vastu välja 18 hääletussedelit. Hääletati salaja ja hääletustulemused oli siis kõikidele 18 poolt ja mitte ühtegi vastu ja kehtetuid hääli ka ei olnud. Aitäh! Nii. Nüüd ootame ära, kui viiakse vastavad parandused sisse ja saame panna otsuse eelnõu terviktekstina hääletusele. Nii. Eelnõu teie ees ja panengi eelnõu terviktekstina hääletusele. Kes on eelnõu kinnitamise poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid seekord ei olnud, otsus on 18 poolthäälega vastu võetud. Aitäh teile! Mul on üks küsimus. Ja palun. Tuginedes oma kogemusele, kui mõned komisjonist tahaks lihtsalt külasena korraks oma mõtteid minna välja ütlema, et kuidas see füüsiliselt võiks välja näha? Ja, väga hea küsimus. See on töökorralduslik küsimus. Kõik volikogu liikmed võivad osaleda kõikidel koosolekutel. Neil on õigus, nad võivad ka sõna võtta. Nad ei saa hääletada. Sõnavõtu õigus on kõigil volikogu liikmetel. Ja kuidas teada saada, et komisjoni istung toimub, on siis see, et komisjoni esimehed annavad üldistist teada, et sellel kuupäeval, sellel kellaajal, selles kohas, sellise päevakorraga toimub see istung. See läheb kõigile volikogu liikmetele ja kellel on soovi tahtmist, saab osa võtta, saab sõna võtta ja info saab sel liikuselt teada. See on ka varasemalt nii olnud. Aga see... Nii. Lähme siis järgmise päevakorra juurde, milleks on esindajate nimetamine Lääne- ja Virumaa Omavalitsusliidu üldkoosolekule. Seal on mingi A-täht. Numero jao. Võtt-täht on jäänud seal punktis 2 ära. Ja siin tühja lahtreid ei ole. Eelnõu on terviktekstina olemas. Kas on kellelgi parandusettepanekuid täiendusi? Kui ei ole, ei näinud käsi, siis panen eelnõu hääletusele. Kes on eelnõu kinnitamise poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei olnud. Järgmine päevakorrapunkt puudutab esindajate nimetamist Kadrina Keskkooli ja Vohtna lasteaed algkooli hoolekogusse. Teen ettepaneku nimetada Kadrina Keskkooli hoolekogusse Arvo Pani ja Vohtna lasteaed algkooli hoolekogusse Airi Raus. Kas on teisi ettepanekuid? Kui ei ole, saame minna hääletamise. Kes on eelnõu kinnitamise poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei olnud. Ei, Tõnu lihtsalt ei käsi püsti. Mida? Ei, Tõnu oli ka poolt. Ma olin ka poolt, jah. Ja ma küsin lihtsalt Airi käest, kas teeb nagu kahte tööd? Ei, ma olin pilk Arvo peale. Ja Arvo oli ka poolt.
sa veel ikka poolt olema, jah. Et vastu erapooletuid ei ole. Arvul jäi käsi pikalt üles lihtsalt. See vahendab matemaatika ülesannetele lahendada. Järgmine päevakorrapunkt puudutab siis esindajate nimetamist Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule. Seal on küll lahti punkt number 2, mis käsitleb siis esindaja nimetamist siis volikogusse, Linnade ja Valdade Liidu volikogusse. Ja teen ettepaneku nimetada selleks isikuks vallavanem Siim Umerov. Kas on teisi ettepanekuid, seisukohti? Kui ei ole, palun anda märku. Kas olete eelnõu ettepaneku poolt? Vastu, erapooletuid ei olnud. Aitäh teile. Järgmine päevakorrapunkt puudutab siis esindaja nimetamist Kadrina valla noortevolikogu valimiskomisjoni koosseisu ja teen ettepaneku nimetada esindajaks Signe Ojasalu. Kas on teisi ettepanekuid? Kui ei ole, hääletame eelnõu. Kes on poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid, samuti mitte. Aitäh teile. Järgmine päevakorrapunkt puudutab Kadrina kunstide kooli volikogu moodustamist. Esilise on teinud kunstide kooli direktor ette antud kujul. Kas on selle osas vastuväiteid? Kui ei ole, saame minna hääletamisele. Palun käega märku anda, kes on eelnõu kinnitamise poolt. Vastu, erapooletuid, samuti mitte. Ja järgmisena oleme jõudnud siis esimese määruse eelnõuni, milleks on siis Kadrina valla jäätmekava aastateks 2025-2030. Enamuse jaoks on see uus eelnõu, aga eelnõu ise on teisel lugemisel ja on täna vastuvõtmise etapis. Seetõttu parandusettepanekuid ja muudatusi me sisse ei ole võimalik viia, aga ma annan sõna keskkonnaspetsialist Pamela Tasile lühikeseks tutvutuseks, mida see määrus siis tavakodaniku vaates muudab. Ole hea, Pamela. Tere! Muutusega, nagu näha, eelmine või praegu veel selgelt kehtiv jäätmekava kehtiks veel ka 26. aasta, aga me nüüd vallavalitsusega esitasime sügisel 2 taotlust, kus üks on jäätmekonteinerite soetamine korteriühistutele ja teine on siseruumides jäätmesorteerimiskonteinerite soetamine siis koolidele. Ja nendel oli üheks tingimuseks jäätmekava kaasajastamine riikliku kavaga ja see tähendas seda, et kuna meil oli napilt enne seda muutumist vastu võetud, siis peaks olema rahastuse saamiseks hiljem kui 2023 vastu võetud. Meil ei ole see nõue täidetud. Ja kõige suurem siis muudatus, üks, mis vallavalitsuse vaatest on see, et kui siiamaani on läbi viidud siis üks hange, et leida vedaja ja tema otsustab, kuhu ta veab siis need jäätmed vastavalt võimalustele, siis nüüd uue seaduse vastuvõtmise valguses me valmistame ennast uue seaduse järgi, et tuleb kõigepealt hankida siis, kuhu jäätmed viiakse, seejärel jäätmevedaja. Inimese vaatest ehk elaniku vaatest siis kõige suurem muudatus on see, et kui praegu on meil kohustuslik segavjäätmetest eraldi sortida kodu juures või kompostida biojäätmeid, on ka tegelikult meil korraldatud jäätmeveos paberi ja papi eraldi sorteerimine teha asustuses, aga sellest me oleme lubanud vabastada, kui inimesed on nõus viima avalikesse konteineritesse. Aga uue jäätmekava järgi tuleb siis tiheasustuses hakata kodu juures eraldi sorteerima nii pakendijäätmeid kui paberit ja pappi. Avalikesse konteineritesse lubatakse seadusega
siis sorteerida, kuigi eraldi peab sorteerima klaasijäätmed. Ja hajaasustuses on, kui meil praegu on põhiliselt külakeskustes segapakend, kus võib paber ja papp ka siis sisse minna, kellel ei ole võimalust kodus põletada või ei sobi, siis peavad olema 2 konteinerid. Nii et vallal tuleb hakata konteineriparki nii või naa ka seda avalikku uuendama. Ja seadusega veel päris selge ei ole, sest keskkonnaspetsialistid on erinevatel kohtumistel tõstatanud küsimust, tahetakse teha, et kui praegu me lihtsalt maksame otsa oma teenuse eest, kui palju meil vedu on, kui tihti, kui suurde konteinerisse tahetakse, et justkui parandada omavalitsuste võimalusi, erinevaid teemasid siis arendada, taristut arendada, et teha jäätmemaks. Ja see peaks siis kehtima nii, et kes rohkem sorteerib, maksab justkui vähem, aga seda on kõige lihtsam läbi viia tiheasustuses, kuidas saavad seda tõestada, et inimene sorteerib hajaasustuses, on väga segane. Ehk siis praegu kui me plaanime minna hankesse, püüaks jääda otsese maksmise juurde, sest et kui ka see uus seadus vastu võetakse, siis on praegu antud suunised, et üleminekuperiood on. Ja kuna meie uus kava kuni 30. aastani peaks kehtima, siis me jõuame veel seda uuendada järgmisel perioodi plaanimisel. Et need on siis sellised põhilised suuremad muudatused. Nii, kas on Pamelale küsimusi? Palun, Eri. Kas on ka näha, või ühesõnaga, ma saan aru, et siis praeguse seisuga avalikud jäätmekonteinerid jäävad alles. Neile tulevad juurde avalikud paberikonteinerid maapiirkondadesse. Ja ilmselt ka klaasi, et nagu 3 erinevat. Okei, ja need saavad siis kuskile külakeskustesse juurde? Ja, et need, mis on, me peame sama tasukohad jätta. Võib-olla õnnestub lihtsalt natuke tihendada juurde neid tekitada, et vaatame selle üle siis, kui asi aktuaalselt läheb. Okei. Kas on veel küsimusi? Palun, Raivo. Ma saan aru, mõned konteinerid ikkagi tulevad siin alevis sees, kui elada eramajas, tulevad mõned konteinerid juurde, et täna on siis bio, ütleme, kui sa ei komposteeri ja on olmejäätmed, siis tuleb veel papp ja pakend tulevad juurde. Eramajas Kadrina alevis peaks olema 4 konteinerit siis. Ja, tähendab, ma olen aru saanud, praegu Tallinnas ja võib-olla mõnes muus suurlinnas on ka praegu juba, et nendel ka on pakendivedu, ehk siis sa saad selle kilekotiga, et sul kindlasti ei pea olema konteiner. Ma arvan, et pakutakse seda kilekoti teenust ka meie vallas, kui me selle peame vastu. Ja paberiga ilmselt samamoodi, et ei pea nüüd eramajas hakkama tervet hoobi täis toppima erinevaid konteinereid, aga jah, mööda ei pääse. Palun, Eri. Tartus oli ka siin minu arust hiljuti see teema meedias ja seal ka väiksed kortermajad või väiksed eramajad leidsid ka lahendusi, et nad mingisuguse grupi peale mõnetasid omale mingid. Aga praegu näiteks Alevis on samamoodi, meil on ju väga palju maju, aga neid prügikastide komplekte on ju vähem, et ka praegu kortermajad on koopereerunud. Prügikastide asukohad on kindlad, tuuakse mitme maja pealt kokku, samamoodi saab seda lubada ka eramajadel, ei ole probleemi. Ma küsin, et meil Almakülas on need kollased kastid, eks ju, praegu läheb sinna kile, papp ja klaas. Praegu ongi selle nimi segapakend. Ilmselt võib-olla siis vedaja vahetab selle nime ära, on lihtsalt pakend. Ja eraldi tuleb siis sinine konteiner paberile ja papile, mille nüüd nad viivad kokku, ma saan aru, et sinna võib ka siis vanu raamatuid, ajakirju tuua, mis praegu justkui peaks olema eraldi, ainult meil jäätmejaamas on võimalik tuua. Ka edaspidi jäätmejaamas jäävad need pakendite ja paberi toomise võimalused ja on isegi soovitav, kui on suuri pappe, pigem tuua jäätmejaamas, sest siin on press. Kui sa viid oma konteinerisse, pistad selle aga sinna risti ette, mitte keegi enam panna ei saa, kuni järele tühjendatakse. Aga jah, me püüamegi just külakeskustesse tuua siis nii, nagu nõutakse ka vastavad konteinerid juurde. Klaas jääb eraldi? Klaas jääb ka tiheasustuses vabatahtlikuks, et nüüd, kes lähevad meil toetusega kaasa, siis neil on meil juba kindlad lehtid valitud, aga kes ei ole nüüd neid suuri konteinereid võtnud ja näiteks ka tiheasustuse eramajad,
et klaasil on, ma saan aru, lubatud avalik konteineripark, aga see seadus ei ole lõplikult vastu võetud. Palju seda klaasi siis ikka on? Küsin kohe küsimuse, kõige rohkem, kas see prügivarva läheb suuremaks või läheb väiksemaks selle määramise tõttu? Ei ole aru saada, sest et praegu ei ole lõplikult seaduse muudatus veel vist vastu võetud, ta on, ma ei tea, mitmendal lugemisel ta on. Aga nii palju ma saan selgitada, et näiteks, kes on läinud juba siin Pargi tänava otsal ja Nooruse tänaval on need süvamahutid, kellel on siis oma veos ka pakend ja paber, et otseselt justkui tootja vastutusorganisatsioonid siiski vastutavad selle pakendi ja paberi eest, ehk siis ta ei ole päris tasustatav nagu segaolmejääde, aga tema, kui sa rendid näiteks vedajalt konteinerid, siis selle pead kinni maksma ja mingi osa siis transpordist, et kui ma toon näite, pakend ühe korra tühjendamine maksab tonni pealt äkki 37 senti, et segaolme on tunduvalt kallim. Ja see nüüd jagada ära kõigi korterite peale, kes selle prügikasti taga on, et see on olematu, see ei tule ühte sentigi. Aitäh! Kas on veel küsimusi või saame? Ma küsin lihtsalt kooli koha pealt näiteks, et kas me peame sellega ise tegelema või kuidas? No praegu ka kool ju oma prügiveo tasub ikkagi ise. Et meie kohta teeb see sama asi. Nii, kas on küsimusi või me saame minna hääletamise protseduuri juurde? Aitäh sul, Tomela, küsimusi ei ole. Panen siis määruse eelnõu hääletusele. Kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei olnud. Aitäh. Saame minna päevakorrapunkt number 13. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Ettekanne abi vallavanem Arne Laas. Anna siis teada, miks tahetakse ja miks me peame loa andma? Jah, tervist siis uutele volikogu liikmetele ja soovin teile 14 aastat. Et volikogus saab tööd teha ja saab koha käia, aga ma loodan, et te kõik olete töötegijad. Nii, päevakorrapunkti juurde, et kinnisasja omandamiseks loa andmine. Et on olemas selline seadus nagu kinnisasja omandamise kitsendamise seadus. Ja selle seaduse järgi on isikul õigus omandada põllumaad üle 10 hektari või rohkem, üle 10 hektari siis, kui ta on 3 aastat tegelenud põllumajanduse või metsamajandusega. Ja selle otsustamise õigus on antud volikogu pädevusse. Et Kadrina vallavalitsuse poole või siis volikogu on pöördunud Elu5 kinnisvara OÜ, kes siis soovib Luku külas osta 2 kinnistut. Üks kinnistu on 12 hektarit ja teine on 2 hektarit. Põhiliselt on tegemist seal metsa ja põllumaaga, ühe kinnistu peal on ka hooned. Ja osta soovija ei ole salanud, et ta tahab firmale osta siis vennale kuuluvad kinnistud ja siis ta soovib need eluhooned korda teha seal läbi firma, ilmselt see on siis soodsam. Aga samas ta on tegevuskavas lubanud, et ta tegeleb edasi ka metsanduse ja põllumajandusega. Et siis on volikogul eesmärk või ettepanek lubada siis osta need 2 kinnistut. Et tegemist on siis eesmaa kinnistutega ja siis suurused nii nagu ma ütlesin. 2 eraldi kinnistut ja vastu üks. Müüja on sama, jah? Müüja on sama ja ostja on ka firma, Elu5 kinnisvara OÜ. Ja selle esindaja on siis Kristo Soitu. Ma ei tea, kas te teate, ei tea, mina ei tea. Aitäh, Arne. Kas Arnel on küsimusi veel täiendavaid? Kui ei ole, lähme edasi eelnõu hääletusega. Kes on poolt, et anda luba siis selle kinnistute võõrandamiseks, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei olnud. Eelviimane päevakorrapunkt on määruse eelnõu Kadrina valla arengukava aastateks 2024 või 2035 muutmine, esimene lugemine ja avalikule väljapanekule suunamine.
siis ja avalik väljapanek leiaks siis aset ajavahemikul 22. detsember 2025 kuni 18. jaanuar 2026. Parandusettepanekuid arengukava eelnõu saab esitada hiljemalt 25. jaanuarini 2026. aastal ja selle protsessi käigus toimuvad avalikud arutelud, kus tutvustatakse eelnõud, need leiavad aset siis Vohkna raamatukogus, Ulja raamatukogus ja Kadrina valla raamatukogus. Kas on küsimusi selle päevakorrapunkti osas? Kui ei ole, ettepaneku lõpetada esimene lugemine ja suunata see siis avalikule väljapanekule. Kas see on, palun selle poolt ka siis hääletada ja Ennem korraks loen lihtsalt ette, et ma ei tea, kas see muudab midagi või mitte. Vaata, linnade valdade liit, saad selle kirja näinud? Jah. Ühesõnaga, et see nagu ei takista meid hiljem. Meil ei midagi teha nagu, me ei saa teha ühe päeva kahte lugemist. Ei, ma saan aru ühe päevaga, me kahte lugemist ei tee muidugi. Jah, et see on eelnevate tööde tulemus nagu täna on selles olukorras nagu, et meie lähtume sellest, mis meie ajaraam on nagu. Okay. Täna esimene lugemine ja teine lugemine tuleb siis veebruarikuus. Nii, palun siis käega märku anda, kes on siis esimese lugemise lõpetamise poolt ja eelnõu avalikkusele suunamise poolt. Palun käega märku anda. Kas on vastu, poolt, erapooletuid? Ei ole. Esimene lugemine sellega lõppenud. Ja oleme jõudnudki päevakorra viimase punkti juurde. Määruse eelnõu 2023. aasta eelarve vastuvõtmine ja esimene lugemine. Ja siin see kaks osas teen ka ettepaneku viia see siis samas saia tsüklisse siis arengukavaga, et see 25. jaanuar 2026 siis ettepaneku esitamise tähtaeg ja need siis saata üldmeilile vallavalitsuse kadrina.ee. Et täna selle eelarve sisse nagu ei vaataks, see protsess on olnud siin üsna lühike, et eelnõuga saanud kõik tutvuda, sisuline arutelu toimub kahe lugemise vahel koos parandusettepanekute arutamise ja sisseviimisega. Ja vaadata siit ka Madise kommentaarile jätk, et üks ettepanek, mille esitan ise, on siis teha, mis puudutas eelmist eelnõud seda arengukava osa ja strateegia osa just, et viia siis eelarve strateegia pikemaks kui 4 aastat nagu. Et see välistab sellised võimalused, et on ta siis 5 või 6, seda saame arutada hiljem, aga just, et kui need valimisperioodid lähevad järjest pikemaks, need aeguste perioodid, et siis olemegi olukorras, kus me täna oleme, et siis välistab ja seda samuti on juba mitmed omavalitsused Eestis juba praktiseerinud. Seega lõpu hääletus, et teen ettepaneku lõpetada esimene lugemine ja panen eelnõu hääletusele, kes on selle poolt, et lõpetada esimene lugemine, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei ole. Sellega on meil ametlik osa läbi. Mul on ka infona, et järgmine volikogu istung toimub 7. jaanuaril aastal 2026 kell 16.00 siin samas saalis. Kas te on teistel infot, ettepanekuid, teadaandeid? Tähendab, see hakkab olema kuu esimesse. Ei, see on jaanuarikuus on 2 volikogu. Okei, ja. Ma saan ikka, et me läheme ikka selles viimases tsüklisse. Aga jaanuarikuus on meil 2 volikogu istungit. Ja teine on 28. Jah, võib sellega ka ette öelda. Ja ka kell